Tere tulemast kuulama 4. episoodi jätkusuutlikkuse teemalisest podcastist ESG Impulss. Minu vastas on siin täna Liis Estankist. Kuidas sul vahepeal läinud on, et me tegelikult siin esmaspäeval korra kohtusime, et kui töiselt? Pigem väga rahulikult. Me järgmine nädal sõidame messile Saksamaale, et siis pigem selle lainel, et üldsegi natuke teistel teemadel ja sel nädalal tegelikult tuleb välja ka Estanki jätkusuutlikkuse raport, et selle viimase viimistlusega on ka natuke tegemist olnud. Kui äge, siis oled nii õigel ajal oled mul siin külas. Aga äkki räägid kõigepealt natukene lähemalt, millega Estank üldse tegeleb? Estank valmistab protsessitehnikat suure mõjuga tööstusharudele, et ajalooliselt oleme kõige aktiivsemad olnud tselluloosi sektoris, aga nüüd viimastel aastatel ja praegu on fookuses siis sellised rohelisemad turud nagu rohelise vesiniku tootmine ja süsiniku püüdmine. Et süsiniku püüdmine meile väga meeldib, et need tooted meile hästi sobivad ja me oleme juba osalenud ka 3 süsiniku püüdmisprojektis, et see turg meid väga kõnetab ja loodame, et seal on ka rohkem aktiivsust nüüd lähiaastatel. Aga peamiselt on meie kliendid sellised suured inseneriettevõtted või siis tehnoloogialahendusi pakkuvad ettevõtted, et meie valmistame siis selliseid survemahuteid või soojusvaheteid. Kuhu siis vesinik ja süsinik protsessitehnika, et nad on siis mahutid, mis on siis osa sellisest suuremast komplekssemast protsessist. Aga kuidas sa üldse Estankini jõudsid või mis see sinu tee siin on, et jätkusuutlikkus täpselt samamoodi? Jaa, Estank tundus mulle tegelikult väga selline äge ettevõte ja teistsugune ettevõte, et ma ei tea, või Eestis ei olegi ühtegi teist sellist ettevõtet, kes näiteks osaleks tuumajaama projektides või teeks selliseid üsna suuri asju, et see tundus äge võimalus ja praegu ma tegelen Estankis siis nende jätkusuutlikkuse teemadega ja ühtlasi ka müügiarendus on siis minu vastutusala, et selline hästi mitmekülgne ja põnev töö, mis on ikka väga äge, et me oleme väga ägedates projektides sees ja nii on. Ja sa suudad siis selle müügi ja nii jätkusuutlikkuse poole siis edukalt mõlemad ära hallata või mis mahuga need on teil? Ma arvan, et nad on suures joones enam-vähem pooleks siis tööajast minul, et kuna meie kliendid on väga jätkusuutlikud ettevõtted ja väga eeskujulikud, peamiselt ikkagi suured Skandinaavia tehnoloogia pakkujad siis, et siis need 2 asja on väga selgelt ühenduses, et kui me näiteks ka teeme uutele klientidele presentatsioone või tulevad meile kliendid auditeerima, siis alati need ESG teemad on ka hästi olulised ja omal kohal, et nad on tegelikult vägagi seotud omavahel. Ja küsitakse siis iga projekti puhul või pigem, mis seal rohkem rolli mängib, kas see hind või siis just jätkusuutlik pool? Ei, kindlasti ikka hind ja tarneaeg on see, mis lõpliku otsuse teevad, aga näiteks, et nendes rohelistes projektides üldse sees olla, siis sa pead läbima selle ESG auditi, ehk siis juba seal eraldatakse need terad sõkaldest, et siis on need ESG teemad hästi omal kohal, aga lõplikus staadiumis on ikkagi hind ja tarneaeg, need, mis on kõige olulisemad. Veel on nii. Ja need määravad siis jah, see lõppvoorus juba on väga jätkusuutlikud ettevõtted, et siis otsustatakse juba teistel alustel. Mis teil need põhilised eksportturud on? Skandinaavia, ei Eestis mitte väga, et ikkagi 95% läheb välismaale, peamine klient on meil ikkagi Skandinaavias, aga me ekspordime igale poole, et me oleme ka 200 tonniseid mahuteid eksportinud Uruguaysse, et üsna selline lai haare, et piirid üldiselt meid ei piira. Kui piirid ei piira, siis tegelikult me rääkisime eelmine kord ka nüüd viimane kord, kui me kokku saime sellest, et sa tegelikult õppisid ja elasid pikalt Prantsusmaal. Ja Prantsusmaale ma läksin õppima ja jäin sinna täitsa 10 aastaks, et seal ma ka
tegelikult jah, lõpetasin küll finantsteaduste magistri, aga ringmajanduse teemal, et juba tol ajal väga kõnetasid mind sellised keskkonnateemad ja tol ajal ESG ei olnud väga, väga tuntud sõna või väga vähesed teadsid, mida see üldse tähendab, et siis oligi ringmajandus ja keskkond, mis mind väga kõnetasid. No Prantsusmaa on kindlasti selles osas vist natukene Eestist eespool või kuidas sa ise nagu siis silmaga peale vaadates ütleksid? Jaa, kindlasti ringmajanduse mõttes nad on eespool ja jäätmekäitluse mõttes, sest seal on juba reeglid hästi paigas, mida Eestis alles hakatakse nii-öelda juurutama. Et selles mõttes nad on eespool küll, jah. Aga võrrelda siis nagu nende varasemate asjadega, mis juba sinu seal oldud ajal Prantsusmaal kasutusel olid, mida nagu siia veel võiks kiirelt juurutada, mis on sellised lihtsamad või on juba päris palju üle tulnud? Ei, ikka väga palju on üle tulnud. Eestis ju selline tugevus ongi see, et me oleme hästi väikesed, et muutuseid on tegelikult väga lihtne läbi viia või palju lihtsam kui 64 miljonilise rahvastikuga riigis, et Eestis tegelikult muutused lähevad võrdlemisi kiiresti. Et tol ajal, kui Prantsusmaal näiteks prügi sorteerimine, seal on see kohustuslik olnud juba väga pikka aega, siis Eestis tegelikult veel sellist kohustust ei olnud. Et nüüd juba hakatakse seda ka ja inimesed kuidagi on seda aksepteerinud ja teevad väga tublisti, vähemalt minu ümber. Aga seal on võimalused olemas vist ka siis ju ümbertöötlemiseks? Oleneb, Prantsusmaa on hästi suur, et see väga oleneb regioonist, et põhja pool rohkem kui lõuna pool. Kui sa rääkisid ennem seda, et Prantsusmaal on rahvastikku väga palju, Eesti on pigem väiksem, siis mida sa ütleksid Estanki kohta, kui keeruline seal oli muutus läbi viia? Vot Estank on olnud jätkusuutlik ettevõte juba enne minu sinna tööle asumist. Ma ei ole üldsegi mitte esimene inimene, kes nende jätkusuutlikkuse teemadega seal tegeleb, et neid on olnud enne mind ja meil on omanikud, kes väga usuvad sellesse suunda. Ma arvan, et Estanki esimene jätkusuutlikkuse strateegia oli loodud juba 2016, et ikka päris ammu. 2019 me liitusime juba Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ja valisime endale jätkusuutliku arengu eesmärgid, et see kõik toimus palju aega enne mind, et hästi suur töö on tegelikult ära tehtud ja mulle natukene meeldib mõelda, et jätkusuutlikkus on just kui meie DNA-s juba olemas, et ma ei olegi pidanud seda nii-öelda läbi seal suruma kuidagi, et see on hästi loomulik ja kuidagi selliselt orgaaniliselt tuleb. Ja kõik, kes tööle tulevad, ongi juba kestliku mõtteviisiga? No päris nii vast ei ole, aga kohe iga uus töötaja neile tehakse, või mina teen praegu siis neile ka sellise sustainability onboardingu, mis tähendab, et neid viiakse nende asjadega kurssi ja ikkagi infopäevadel me ka räägime neil teemadel ja iga aasta toimub meil vähemalt üks siis selline jätkusuutlikule käitumisele suunatud üritus, mis siis kuidagi peaks peegeldama meie ettevõtet ja neid inimesi, kes seal töötavad. Et me kutsume neid missioonipäevadeks, kus me siis anname ühiskonnale midagi tagasi ja see kuidagi puudutab meid kõiki ja kõik osalus on seal hästi suur alati ka, et inimestele tegelikult meeldib tagasi anda. Kui palju teil töötajaid on? 170 peaks praegu olema. Nii et enamus on ikka kohal seal siis? Ja meil on kõik tootmine ja siis kontori pool on kõik ühes hoones, et me oleme kõik koos. Kõik koos üksteise kõrval ja saate siis edukalt ilmselt ka jagada seda informatsiooni oma vahel, et mis on hästi, mis on halvasti? Ja meil on mulle meeldib mõelda, et meil on ikkagi kaasatus täitsa olemas, et meil on selline jätkusuutlikkuse tiim või grupp, kes käib ka koos küll kord kvartalis, aga siis on sellised väiksemad töörühmad, näiteks energiatiim, kes käib koos tihedamini, et selline süsteem ja struktuur on päris hea loodud, et seda ettevõttes igal pool kajastada ka. Ja meil on samuti ekraanid igal pool, kus siis alati on sellist aktuaalset päevakohast infot ja seal on ka ESG teemadel alati mõned slaidid vähemalt. Ja ma vaatasin, et teil on tegelikult väga vahva see, et seal ekraanidel te kuvate ka sünnipäevi. See on ilmselt selline hea inimese või töötaja meelitamine, et siis teda märgatakse. Sünnipäevi ja siis ühisürituste pilte jagame seal ja et see on selline
positiivne ilming, aga samas ka me hoiame seal tööõnnetuste statistikat ja kõike seda ka, et kõik selline aktuaalne informatsioon. Kas teil töökäsud kui sellised on ka ekraanidel või töökäsud, mis mõttes töökäsud? No mida töötajad siis tegema peavad või esimesena tööle tulles ette võtavad, et mis neid päevatööd on? Või need tulevad kuskilt siis meistri käest? Jah, need tulevad tootmises ikkagi, nad teavad, mida nad tegema lähevad ja meil on selline eesmärgipärane juhtimine, kus siis igal töötajal on oma eesmärk ja tal on üsna suur vabadus ise otsustada, et kuidas ta need eesmärgid täidab ja siis kord kvartalis, nüüd on 2 korda aastas, vaadatakse siis koos otsese juhiga üle, et kuidas nende eesmärkide poole püüdlemine läheb ja kas ollakse graafikus. Kas sealt tulevad mingisugused boonused ka? Ja, et igal töötajal on 2-3 sellist põhieesmärki ja siis selle pealt saab ka tulemustasu. Mida need eesmärgid endast umbes kujutavad? Nad täitsa olenevad töökohast, et mul näiteks üks eesmärkidest on jätkusuutlikkuse strateegia täitmine või tegevusplaani täitmine. Et igal ametikohal on erinevad, et müügil on valdavalt siis müügi eesmärkide täitmine. Et igal müügitöötajal on siis oma nii-öelda müükide arv või töötundide arv, mis ta siis peab ära müüma. Ja see on siis poole aasta peale? Iga kvartal on tegelikult tulemustasud aga vaadatakse üle siis kord, koos töötajaga koos on siis sellised tulemusvestlused või arenguvestlused on kord poole aasta jooksul. Aga nüüd selle aja jooksul, kui sa ise oled Estankis olnud, kas teil on välja tulnud mingisuguseid riske või probleeme ka, et mida teil veel siis lahendada on, et mis need nagu viimased sellised väljakutsed on olnud? Jätkusuutlikkuse teemades on kindlasti tarneahel. Ma arvan, et see on iga tootmisettevõtte kõige suurem risk üldse, sest me ikkagi ju valmistame oma mahuteid metallist ja me küll ostame, meie esimene tarnija on peamiselt alati Euroopas, aga siiski riskid on olemas ja sel aastal me oleme ka võtnud fookusesse siis tarneahela auditeerimine võib olla natuke liiga suur sõna, sest me plaanime auditeerida 4-8 tarnijat, vist oli nii, aga me saatsime välja kõigile oma põhitarnijatele juba sellise jätkusuutlikkuse või ESG due diligence'i, et mille nad siis ära täidavad ja mida me siis analüüsime ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Aga kui palju teil tarnijaid kokku on? Umbes? Me 70 on sellised sagedased, ütleme siis põhitarnijad, aga kõiki tarnijaid kokku, et seda numbrit ma ei julge öelda, aga see on ikka sadades. No 70 on päris hea arv tegelikult. Et kui palju teie tarnijad ise vaatavad, et siis ka nemad vastaksid teie kestlikkuse strateegiale? Üha rohkem, et need tarnijad, kellega mina suhelnud olen, siis nendel on ka täitsa selline jätkusuutlikkuse strateegia olemas ja nad tegelevad nende teemadega, et kuna meie tarnijad ongi peamiselt Euroopas, siis sellest ei saa üle ega ümber, et väga paljud neist on ka suurettevõtted, kes siis kuuluvad auditeerimiskohustuse alla, kas juba või siis järgmisest aastast, et see on üsna, ma ütleks, et meie tarnijad on tegelikult üsna tublid. On teil mõni Eesti tarnija ka? Ikka on, ma ei hakka neid nüüd nimetama, aga meil ikka on Eesti tarnijaid ka, jah. Ja nemad tegelevad samamoodi siis enda? Ma arvan, et mingil määral kindlasti, jah. Aga mitte kõik, selles mõttes seal on arenguruumi on ikka väga kõvasti veel, et kõik on alles sellistes beebi sammudes, et hakatakse aru saama, et nende teemadega tuleb tegeleda ja vaikselt siis tegeletakse ka jõudumööda. Ja mis sa ise näed, mis see tulevik siis on? Kas kõik ongi siis nüüd, kõigil ongi enda jätkusuutlikkuse strateegia, on see täpselt samamoodi nagu tehakse igal aastal majandusaasta aruandeid? Jaa, mina näen seda küll nii, et vähemalt sellised keskmise suurusega ettevõtted, tõenäoliselt seda näitavad juba ka Euroopa Liidu regulatsioonid, et sealt enam väljapääsu ei ole. Ma arvan, et igal ettevõttel hakkabki olema
selline jätkusuutlikkuse raport, mida nad siis avaldavad koos majandusaasta aruandega, mis on samamoodi auditeeritud ja ma usun, et ongi nagu rohkem infoks, et see on siis igaühe enda tunnetus, et kas nad võtavad siis tarnija, kelle mõned mõõdikud neile ei sobi välja sealt listist või siis aktsepteerivad seda, et seda ma ei usu, et kedagi karistama hakatakse, et seal ongi, see on ju tegelikult tehtud selleks, et läbipaistvust tekitada. Et see ei ole selleks, et siis neid direktiive kõike nagu sõna-sõnalt otseselt võtta, vaid siis peegeldada seda tegevust, mida nad siis tegelikult igal aastal või oma ettevõtte arenguks teevad. Aga sa rääkisid ka mõõdikutest. Kui palju teil neid mõõdikuid on? Oskad sa väga palju, igal töötajal on oma mõõdikud. Oskad sa mõne näiteks keskkonnalase välja tuua, et CO2 te ilmselt mõõdate? Jaa, me mõõdame Scope 1 ja Scope 2, Scope 3 osas me mõõdame projektide põhiselt praegu, et järgmisel aastal võtame selle Scope 3 natukene suuremalt ette. Aga mõõdikud keskkonnaalased ongi soojustarbimine, elektritarbimine, energiatarbimine, jäätmed, et kõik sellised tegelikult väga loogilised asjad on meil mõõdetud ja neid me jälgime ja nad on eesmärgistatud täpselt samamoodi nagu töötajate rahulolu või siis pühendumus. Ja elektritarbimine oli vist tunni kohta teete siis? Ja kõik, või meie enda teadmiseks me nagu skoopide jaoks ikka sellist üldtarbimist, aga siis ise me eesmärgistame siis töötunni kohta oma tarbimist ka. Aga samamoodi meil on näiteks veekasutuse kohta on üks üldine mõõdik, et me tahame jääda kindlasti alla selle hoolimata töötundidest, aga kuna elektrit ja gaasi me kasutame töö tegemiseks, siis seda me mõõdame töötunni kohta. Vee kasutamise osal oli teil üks äge viis, et testimiseks. Ja meil on tootmise all, see on ka selline lahe, nagu mõnes mõttes ringmajanduse näide, et meil on tootmise all 550 000 liitrit mahutav vihmavee bassein, kuhu me siis kogume vihmavett ja kasutame seda survetestide tegemiseks. Et sellega keegi ei ole seda kahjuks välja arvutanud, aga niimoodi suures laastus me hoiame sellega kokku miljoneid liitreid joogivett aastas, et see on üsna selline suur sääst ja kindlasti ka majanduslikult väga efektiivne viis. Ja testimiseks siis pumbatakse teil mingisugune eraldi bassein veel testimiseks? Või läheb sinna samasse? Ei, see on niimoodi, testimiseks, et kui nad testivad ära, siis see vesi voolab sinna vihmaveetünni tagasi. Et siis mitmekordselt? Ja teil on filtersüsteem siis vahel seal? Jah. See on üks väga hea ringmajanduse näide tegelikult. Aga kuidas teil see jäätmete pool on, kui palju jäätmeid teil tekib? Tekib, mul need arvud ei ole nüüd täpselt peas, aga ohtlikke jäätmeid meil on alla 3000 tonni aastas, et see on väga väike hulk ohtlikke jäätmeid. Et jäätmeid me kõiki sorteerime liigiti, samamoodi erinevaid metalle me sorteerime koha peal liigiti ja siis nad lähevad loomulikult vana rauda. Et jäätmemajandus on meil üsna selline tubli ja eeskujulik ka tootmise poole pealt kui ka kontori poole pealt. Ja kõik ülejäänud sorteerite ära, lähevad ümber töötlusesse? Ja nii palju, kui on ümber töötavad, siis ikkagi sorteerime ära ja lähevad ümber töötlemisse, et seal on ka ikka kindlasti mingisugune hulk veel sellist, mis läheb nii-öelda tavaprügikasti. Metall on siuke hea materjal, mida saab korduvalt ümber töödelda. Ja, metall on tõesti, teda saab lõputult ümber töödelda, et on väga, väga hea materjal. Ja ta muutub veel tugevamaks iga ümber töötlemise käigus ka. Aga teil tooraine ehk siis metall tulebki, varasemalt vist tuli Venemaa? Ei, meil ei ole üldse Venemaalt tulnud, vähemalt nii palju kui mina tean, ei ole olnud sellist tarnijat meil, et kogu aeg on ikkagi olnud Euroopa tarnijad, peamiselt tulevad metalllehed Saksamaalt, Itaaliast tulevad ka, aga jah. Meil on täitsa Euroopa tarnijad alati olnud ja väga suurtes projektides või väga paljudes projektides on tegelikult ka nõuded, et ei tohi kasutada Vene või Aasia tarnijaid. Need peavadki olema Euroopast. Kas seal on mingisugune põhjus ka või? Ma arvan, et eetika ongi see põhjus. Eetika ja Aasia mõttes ka kvaliteet.
võib olla otsustav, jah. Oled sa näinud ka seda kvaliteedivahet, mis tegelikult tuleb? Ei, mina ei ole, sest meil on alati Euroopa materjalid, et ma ei ole näinud, jah. Aga väidetakse, et kestavad küll kauem. Aga oma toorained, kui sellised olete, siis või tooraine selle listi olete tükkideks ka lammutanud, et vaadatagi korduvalt siis üle, et kuidas saaks nagu veel kestlikumaks seda? See tooraine on meil hästi selline mustvalge, et meil on roostevaba teras ja siis on süsinikteras, ja erinevad siis sordid neilt. Et seal väga ei anna seda tükkideks lahti võtta, et CO2 põhjal? Jaa, meil on nüüd osad tarnjad, kes saadavad lehed, siis meile tulevad, metalllehed, millest me siis need tooted valmistame ja osadel metalllehtedel on nüüd sellest aastast juba selle konkreetse metalllehe CO2 jalajälg, mis teeb kõik selle elutsükli analüüsi ja projektipõhise CO2 arvutamise palju lihtsamaks. Kas te olete kuidagi oma tootearendust ka proovinud siis kestlikumaks muuta või on ka seal mingisuguseid uusi selliseid suundi või innovatsiooni? Estankil just ei ole oma toodet, et me oleme hästi projektipõhine äri ja me põhimõtteliselt teeme siis seda, mida meie klient meile ütleb, et me peame tegema, et seal meil endal just väga nii-öelda kestlikumaks teha ei ole võimalik, et need suunised tulevad ikkagi kliendi poolt. Aga ma tahaks arvata vähemalt, et on juba üsna kestlik, et me teeme sellist protsessitehnikat, et seal väga raiskamist ei ole, et just see projektipõhisus annab meile väga palju kokkuhoiu võimalusi, sest me tellime kõik materjalid projektipõhiselt, projektidest see, mis üle jääb, me saame seda kasutada järgnevates projektides, et seda ülejääki ja raiskamist on väga vähe meie äris õnneks. No raiskamisest rääkides, siis ma vaatasin, et teil vist juurutatakse ka QSS-i seal. Ja QSS-i auditid on meil jah väga aktuaalne teema, et sellest räägitakse meil palju ja kord ja puhtus on tootmises või tootmisettevõttes üldse väga olulised ja ma arvan, et eeldus ohutusele. Teil olid seina peale pandud ka need vist erinevad koristusvahendid, on ju? Ja, et kõik, mis sa võtad, ikka peab tagasi panema sinna, kus sa ta võtsid ja selline kord on meil väga tähtis. Et kõik kliendid, kes on meil ka käinud, siis nemad on alati üllatunud, et kui puhas ja korras üks tootmine võib olla. Ma vaatasin ise täpselt seda sama, et kõik käiguteed olid ilusti puhtad korras ja mis mulle nagu veel eriti silma jäi, oli see äge mitte joogimasin, aga see, kus kohas ta siis erinevaid vist... Ja see kiosk ja meil on sellised, ma ei teagi, kuidas seda täpselt nimetatakse, nii-öelda kioskid siis erinevates tootmishallides, kus siis töötajad saavad kas oma keevitusketted või kindaid või mida neil parasjagu vaja on siis kiibi alusel, et see hoiab päris palju kokku ja samas ladu ei pea olema 24/7 avatud, et töötajal on sinna kappi kogu aeg ligipääs, et palju kiirem ja hoiab tööaega kokku ja hoiab asju kokku ka. Päris palju hoiab aega tegelikult kokku selle asemel, et siis otsima minna kedagi, kelle käest need kindad saaks, et see keegi läheks ka neid kindad kuskilt võtma. Yeah. Et siis, no tõenäoliselt nad ju meistritele kommunikeerivad seda infot. Aga kuidas nad teile kommunikeerivad siis seda infot, mida tootmises paremaks saaks? Siis tootmistöötajad. Jah, just. Meil on erinevad vahendid, nad saavad otse loomulikult alati minna oma otsese ülemuse juurde ja talle kurta, aga kui nii ei taha või tahab anonüümselt, siis meil on ka selline vilepuhumissüsteem, kuhu nad saavad alati oma muredest kirjutada ja see siis läheb personaliosakonda, kes seda siis töötleb, kas anonüümselt või siis isikuliselt. Ja iga siis pool aasta on kõikidel töötajatel ka rahulolu uuringud, kus siis saab ka anda tagasisidet, et kui rahul sa oled töökeskkonnaga. Oskad sa seda viimast numbrit nüüd öelda? Mitme pallisüsteemis see on teil? See on 5 pallisüsteemis ja viimane number oli 4 minu meelest, et väga kõrge on see rahulolu. Et hinnatakse kõrgelt?
ja väga kõrgelt jah, et töötajate rahulolu on nii Eesti kui Euroopa mõistes, see on selline Gallupi uuring, täitsa teaduslik ja meie rahulolu tase on väga hea. Mis need rahvused on teil? Teil on vist väga mitmekesine seltskond? Ja meil on päris palju rahvusi, 12, kui ma ei eksi nüüd selle aasta seisuga. Peamiselt on ikkagi mitmekesisus tootmises, seal on palju ukrainlasi, venelasi. Kontori poole pealt tuleb mulle praegu ka on kindlasti venelasi ja türklane on ka. Et meil on olnud väga palju erinevaid rahvusi ja on praegu ka. Et me oleme hästi, üritame olla selline kolmekeelne või me olemegi kolmekeelne, et kõik kommunikatsioon toimub ka kolmes keeles, et meil on iga kuu on infoleht, mis ilmub täpselt samamoodi eesti, inglise ja vene keeles, et kõik tunneksid ennast kaasatuna ja informatsioon oleks ühtlaselt ja õiglaselt kõigi vahel siis jaotatud, et keegi ei peaks olema infosulus. Aga on tekkinud mingid sellist hetke, kus on infosulg olnud kuidagi? Ma ei tea, ma ei usu. Kindlasti on, aga lihtsalt mitte nüüd nii suuresti, et ma oskaks seda välja tuua. Et ikkagi me proovime alati kõigile, et info jooks kõigini, et me anname endast parima. Aga oma selle töötajaskonna õiglase kohtlemise te ilmselt siis tagate samamoodi selle vilepuhuja süsteemi abil. Ma eeldan, et üldiselt vist tullakse anonüümselt pigem kurtma või? Ei, ma arvan, et meil on nii avatud ettevõte, et täitsa julgetakse minna oma otsese juhi juurde ja öelda talle, kui midagi väga segab. Et seda näitab ka see rahulolu kõrge tase, mis tähendab, et inimesed julgevad rääkida, kui neil midagi ei sobi või miski ei meeldi. Ja kui on need rahulolu uuringud, siis pärast on ka sellised rahulolu vestlused, kus sa tõesti saad siis kõik südamelt ära rääkida, et mis sind häirib või või kuidas sul läheb ja kas sa oled rahul oma töökohaga või ei ole. Ma vaatasin, et teil on enamus vist on tootmises mehed. Ja. Aga üks naisterahvas tuli mulle vastu. Ja üks naine täpselt meil tootmises ongi. Ainult see üks, siis ma nägin ta ära. Ja siis sa nägid ära. Väga raske on saada sinna naisi. Väga raske on saada ka insenerideks naisi. Väga keeruline on leida naiskeevitajaid, et see on kahjuks paratamatus. Meil ongi kuskil 17% naisi. Et me oleme eesmärgistanud selle 20% peale praegu. Ja loodame, et see siis täitub nii-öelda kontoritöötajate arvelt, kuigi me oleksime väga õnnelikud, kui me leiaksime mõne naiskeevitajaga. Aga olete ülikoolide ja kõrgkoolidega pidevas suhtluses siis, et ja TalTechis me anname välja stipendiumit aga just otsimegi insenere sealt poolt. Aga praegu ei paista? Või võiks nagu juurde tulla? On meil okei, et protsessinsenerid on selline väga keeruline valdkond, et neid on ikka raske leida, aga mehaanilisi insenere, ma ei tea, kas see on nüüd see õige termin, aga neid on ja neid kuidagi on lihtsam leida ka just ülikoolist välja tulnud. Ja Eestist endast? Jah. Protsessiinsenerid, palju teil protsessiinsenere on üldse? Praegu on 3. Ja jõuavad kõik töö ilusti tehtud? Kindlasti mulle meeldiks, kui neid oleks rohkem, et neid on, me teeme oma disaini soojusvahetitele ja toitevemahutitele ja seal on siis vaja protsessiinsenere. Et kuna ma näen, et neid päringuid on üha rohkem ja rohkem, siis tegelikult võiks neid juures olla, aga protsessiinsenere on väga-väga raske leida, sest et neid Eestis välja ei õpetata ja välismaalt värbamine on alati risk. Kus kohas seda õppida saab? Soomes ilmselt ma eeldan? Minu teada on lähim ülikool on Rootsis. Rootsis hoopis. No siis peate leidma vist Rootsi ülikooli, kellega koostööd teha. Vist küll jah, muud üle ei jää. Aga kogukonna poole pealt, kas seal on ka mingisugune eraldi süsteem või kuidas te kogukonda siis toetate? Me ikka üritame olla aktiivsed siis Rae vallas, aga me võib-olla kõige konkreetsem kogukonnale tagasiandmine ongi siis, kui me tegeleme
või see kord aastas, kui me korraldame missioonipäeva või kui laiemalt võtta, siis just see meie tootmine just nendesse rohesektoritesse, et sellega me ka kindlasti leian, et anname tagasi, et meil on selline ettevõte Eestis, kes suudab toota rohelise vesiniku tootmisesse või süsiniku püüdmisesse. Et ma usun, et see loob ka väga suurt väärtust. No selle vesiniku osas ma loodan, et ühel hetkel on seda ka siis Eestis võimalik ikkagi selliselt laiapõhjaliselt kasutada. Päris palju projekte on nii-öelda pipeline'is või ootavad siis neid lõplikke investeerimisotsuseid. Et ma loodan ka väga, et lõpuks siia midagi tuleb. See tundub olevat selline kuidagi helge lahendus erinevatele energiaprobleemidele, jah. Kui energiast nüüd rääkida, siis kuidas te olete endal energiatarbimise alla saanud? Meil on katusel on päikesepaneelid, see kuskil toodab meile 10% meie energiast. Siis meil on tegelikult väga ressursisäästlik tehas, et on kohati tarka valgustust ka kasutusel. Ja ma arvan, et see energiasäästlik tehas, et kui ta on juba selline moderne ja üsna hästi ehitatud, siis see hoiab väga kõvasti energiakuludelt juba kokku. Meil on selline ökonoomne põrandaküte, täpselt samamoodi, et soojusenergia tuleb meil põrguvälja soojuselt, mis siis kasutab biomassi, mis on ka üsna väikse jalajäljega energiaallikas ja tegelikult meil on üldse Estankis roheline energia, et CO2 jalajälg on tegelikult 0, et ongi just see tarbimine, mida me ikkagi üritame kontrolli all hoida. Aga kui te 2018. aastal vist ehitasite uue tootmishoone? Midagi sinna kanti, jah. Ja no nad said meil mitmes jaos valmis, aga 2018 olime kõik ühes kohas, nii kontor kui siis kõik 3 tootmishalli olid valmis. Ja alates siis sellest on nagu kõik ikkagi selline koos, kompaktne, energiasäästlik? Jaa, ma arvan, et see aitab hästi palju kaasa, et me oleme kõik ühes kohas. Et siis on kõike lihtsam mõõta, kõike on lihtsam jälgida, et ta muudab kogu seda protsessi hästi palju lihtsamaks. Et paljudes ettevõtetes on niimoodi, et insenerid on ühes kohas ja tootmine on teises kohas, et meil oleme kõik koos. Ma arvan, et see aitab nii töövoo efektiivsusele kaasa kui ka energiasäästlikkusele. Aga nüüd, kui sellest juhtimise poolest natukene rääkida, et seal on, kuna algusest peale on juba see roheline mõtteviis on sinna sisse koordineeritud, siis kuidas sa ise tunned, kas see läbipaistvus on ka ikkagi seal 100% olemas? Jaa, ma arvan, et Estank on väga läbipaistev ettevõte. Ja kui sa aruandeid teed, siis tuleb infot ikkagi? Jaa, igalt poolt tuleb infot, et kuna see ei ole ka esimene aasta, kus me raporteerime, siis seda infot on ju iga aasta palju kergem koguda. Ja meil jätkusuutlikkuse raportis alati ka tegevjuht räägib neil teemadel, et ta on täitsa igalt poolt läbipaistev ja juurutatud. Ja lisad sa siin igal aastal midagi juurde ka, midagi spetsiifilist, siis avastad mingisuguse uue asja, et seda KPI-d peaks ka näiteks mõtma? Ja ikka igal aastal avastame midagi uut, et ma arvan, et seda jäätmete mõõdikuid näiteks võiks tunduvalt parandada, et see on ka selle aasta tegevuskavas sees, et kõik jäätmed oleks ühes kohas, mitte neid ei pea üle maja taga jääma. Ja kindlasti töötajate poole pealt saaks näiteks sisse tuua ka palgalõhe mõõdiku, et neid ikka on, iga aasta tuleb juurde ja kui sa loed siis seadusandlust ka, siis sa saad sealt palju uusi ideid alati juurde. See palgalõhe mõõdik peaks vist tegelikult nüüd alates 2026. aastast olemagi täiesti sees. Jaa, aga Eestis on vist Statistikaamet, kes seda päris hästi juba kogub ka ja annab sulle selle info kätte ära. Et teete ka ise siis Statistikaametiga? Jaa, ikka. Me ikka iga aasta laeme sinna siis oma andmed üles, oma tarbimisandmed.
ja tuleb neilt mingisugust, kas nad analüüsivad ka seda kuidagi veel või Vot ma ei tea, kuidas see protsess tegelikult Teile... käib seal, et mina lihtsalt panen sinna mõned andmed üles ja teile infot ei tagasta, et kuidas nagu siis teistega võrreldes on? Aga mitte minuni ei ole see küll jõudnud. See oleks päris põnev, oleks tegelikult teada, et kuidas siis nagu enda ettevõte on versus mingite konkurentidega. No seda saab ikka võrrelda, kas või ise vaatad nende raporteid ja siis võrdled enda omaga ja natukene saad aru, et kus me asume. Või kas või klientidega saab ka võrrelda, et kui väga tahad olla püüdlik, siis meil on hästi tublid ja eeskujulikud kliendid, siis nendega võrrelda on alati tore, et siis see annab motivatsiooni juurde, me saaksime veel paremini. Kes teil need põhilised konkurendid on? Et on need Eestis, on need ümberkaudsetes riikides? Eestis meil nüüd otseseid konkurente ei ole, et Skandinaavias, Põhjamaades üldse me oleme kõige suuremad ja sellised lähemad konkurendid ongi Belgia, sellised suured ja väga palju konkurente on Lõuna- ja Lääne-Euroopas, et Hispaania, Portugal, Itaalia, et seal kandis on väga raske konkureerida, sest et nemad asuvad ka mere ääres ja see võtab transpordi hinna pealt kõvasti ära ja lihtsustab seda kõike, et meie selline sihtturg on ikkagi Skandinaavia ja pigem Põhja-Euroopa. Ma ütlen alati siis ettevõtetele, kes alustavad alles oma selle teekonnaga, et võta mingisugune jätkusuutlikkuse aruanne konkurendilt ette ja hakka vaikselt siis minema, et siin ei tohiks seda spikerdamist võib-olla nii palju karta, et oled sa ise ka midagi ette võtnud sellist? Ja ma olen hästi palju klientide aruandeid vaadanud ja sealt saab väga-väga palju inspiratsiooni, et meil suurematel klientidel on need jätkusuutlikkuse aruanded 100 lehekülge pikad, et hästi põhjalikud ja sealt saab alati uusi mõtteid ja kuidas saab paremini. Kui pikk see teil endal on? 28 lehekülge, kuskil alla 20-30 lehekülge vahepeal. Ja iga aastaga läheb pikemaks? Jaa, iga aastaga on praegu läinud pikemaks. Aga kas disaini teed sina ise või on teil brändingu poolt või tuleb väljast kuskilt? Ei, ikka siiani olen teinud, ma küll olen kujundamisel palunud abi ühelt, kes oskab lihtsalt seda programmi paremini kasutada kui mina, et siis see koos sai kujundatud. Ja. Et väljastpoolt abi, kui te võtate, siis kas te pigem vaatate ka sealt poolt seda kestlikku viisi või lähenemist? Et kui me valime näiteks toitlustajaid või jah, no näiteks toitlustajaid. Ja ikka vaatame kõik kingitused, mis me teeme ja kas või oma töötajatele, et need on ikkagi kõik jätkusuutlikute ettevõtete käest. Et me ikkagi väga järgime selliseid asju. Et meil kontor ise on ka tegelikult väga selliselt minimalistlikult kujundatud, sa käisid ka, et on neid põhimõtteid silmas peetud, et ei ole kasutatud väga palju siseviimistlust, ka vaibad on meil kontoris ookeaniplastikust, et kõike seda on seal silmas peetud. Kas kommunikeerite ka seda kuidagi? Mida täpsemalt? Et kust kohast siis need nagu pärit on, et kui teile tulebki mingi klient külla, et siis seal on sildid kuskil peal? Kui meeles on, siis kommunikeerime, jah. Et meil on vist isegi täitsa üks silt on, et need vaibad on, aga mitte niimoodi kogu aeg ja avalikult, aga jah, et kui meeles on ja jutuks tuleb, siis ikka ütleme, et need jätkusuutlikud vaibad. Ja ärikingitused? Jah. Kui palju üldse praegu kingitusi tehakse, et mulle tundub, et see pigem läheb kuidagi kas siis annetuse teed või siis offsetimise poole peale näiteks? Vähem, ikka vähem tehakse kingitusi ja kui tehakse kingitusi, siis nad ongi kas praktilised ja seal ongi selline rohe nüanss on juures alati. Ja messidel käies ju näeb ka, et tegelikult sellist nänni jagamist, mis vanasti oli standard, et seda on väga-väga palju vähemaks jäänud ja sellele pigem vaadatakse viltu.
Aga tegelikult siit kohalt mul on hea tuua näiteks meie need ekraanide lahendused, et siin täpselt samamoodi need on tehtud Keel Creative'i poolt ja nemad teevadki siis ka ärikingitusi just jätkusuutlikkuse aspekte silmas pidades ja korraldavad sündmusi ja teevad üritusturundust. Et see on võib-olla nagu sihuke, mul on väga hea meel, et ma nad ise nagu üles leidsin, et see toetab täpselt siis seda podcasti vibe'i ja eesmärki edukalt. Aga kui nüüd korraks uuesti podcasti poole tagasi minna ja meie jutu teema poole, siis kuidas sa ise tunned, et mida sa ütleksid nagu neile ettevõtetele, kes siis ei ole endal seda teekonda veel ette võtnud, et mis soovitused sa neile annaksid? Ma arvan, et tänapäeval on palju lihtsam teha äri, kui sa käitud vastutustundlikult ja tegeled nende teemadega. Ma usun, et lähiaastatel muutub elu väga raskeks, kui nende teemadega ei tegeleta. Tekib, inimesed ei taha esiteks tööle tulla sellisesse ettevõttesse, kes ei käitu vastutustundlikult, kes ei hooli oma töötajatest. Et ma usun, et selliste teemadega on viimane aeg tegelema hakata, et olla tulevikus konkurentsivõimeline. Ja ahvatlev tööandja siis ja, seda järgmisele generatsioonile. Just. Aga kuule, super, et sa tulla said ja mul on ainult hea meel, et sain ka Estonkiga lähemalt tuttavaks. Ma loodan, et kohtume varsti jälle. Ja, oli väga tore ja aitäh kutsumast. Ja aitäh sulle, Liis. Ja aitäh ka teile kuulajad järgmise kuulamiseni. Tšau!